mida teha, kui pill enam häälde ei lähe? Kui pilli pinguti, keerad, aga tegelikult midagi ei juhtu. Tavaliselt on lihtsalt mingisugune hammasratas ära lagunenud. Ja nii ka sellel pillil. Praegu on see, et see pill on üldse kuidagi väga madalale häälestatud. Jama oli selles, et mul oli paaril hetkel ainult see pill kodus ja mul oli tarvis õpilasega koos mängida õiges helistikus, aga kui pill enam ei häälesta mingist kõrgusest kõrgemale seda kuuendat keelt antud juhul, siis ma häälestasin kõik madalamaks ja panin kapo kolmandasse faasi. Ja siis ta kõlas juba umbes nagu tavaline kitarr. Kuidas asi ära lahendada on see, et tuleb panna uus hammasratas ja seda täna teemegi. Vaatame, kuidas läheb. Ja selleks, et seda teha, on mul ühe teise maha kantud pilli pealt võetud jupid ja siit ma valin välja siis kõige parema hammasratta variandi ja siis vahetan selle ära. Kui sul ei ole endal kuskilt võtta sellist vana pilli küljest võetud juppe, siis tuleb seda juppi muidugi tellida ja tegelikult tellides see ei ole ka väga kallis. Telli kuskilt AliExpressist või Thomanist või kust iganes. Ja sa saad sellise jupi, mis lahendab sul mure ära. Ja muidugi, kui sul on tegu kallima pilliga, siis tasub mingisugune parem variant, kvaliteetsem variant osta, aga nagu super suurt vahet nüüd ei ole praegu. Et tegu on stiilis 50 € pilliga ja kui ma saan vana kasutatud jupi siia asemele panna, siis see on nagu loogiline käik. Praegu sai valitud selline jupp ja vaatame, kuidas seda õnnestub siis parandada. Nüüd, enne kui mul on mõtet üldse sellele pillile uusi keeli panema hakata, ongi see, et ma vaatan, kas minu parandus üldse toimib ja siis vaatan ka keeled ära, sest need keeled on tõesti väga vanad ja vajavad ammu juba vahetamist. Hästi läks, leidsin kohe üles. Nüüd on vaja seda siit kuidagi kätte ka saada. Mu esimene plaan ja lootus on see, et ma ei pea kõiki maha keerama, kogu seda tükki ära võtma, vaid saan kuidagi siit selle üksiku hammasratta kätte ja siis vahetan selle ära, eks näis. Praegu ta ei taha tulla. Ma võtan teise kruvikeeriga ja natuke näitan kaasa teda. Nonii, käest ongi. Ja siit on näha, mis see põhihäda oli. Ehk siis lihtsalt on see nii ära lagunenud, see üks koht selle hammasrata peal, et lihtsalt hakkab hüppama siit. Ehk siis keered, natuke saad kõrgemaks ja siis tühi. Ta lihtsalt hakkab siin selle tühjuse peal hüppama ja ei keera ära. Ja mis ma praegu avastasin, on see, et sisud on neil mõlemal erinevad. Ja see tähendab ka seda, et ma pean selle keskmise pulga, selle valge ära vahetama. Ja et seda kätte saada, ma pean siiski kogu külje lahti võtma. Ja nüüd, kui rääkida tihtipeale sellest pillide hinnast ja kvaliteedist, siis kallimal pillil tavaliselt on ka kallimad ja paremast materjalist need pingutid, mis kestavad kauem, pööravad paremini. Et 50 € pillil ongi väga odav ja mitte heast materjalist pinguti detail. Ja selline see jupp ongi nüüd, põhiline ei tulnud kaasa, aga ma sain ta kätte. Nüüd ma panen siia selle uue sellise ja vaatame, kuidas ta läheb. Nonii, läks küll. Ülejäänu ka tagasi. Mis läks hästi, on see, et eelmisest komplektist on alles ka väiksed kruvid.
ehk et kui ma pidin ära vahetama terve selle sisu, siis on hea, et mul on selle teise sisu õige keermega kruviga olemas. Alge jäi viga, ma ei ole seda varem teinud. Ma tarkpea ei pannud seda ka tagasi. Ehk siis kõik uuesti lahti. Ja siis tükid külge ja siis saab jälle tagasi panna. Ja mis ma praegu ka aru sain, on see, et lihtsam oleks ju enne see kokku panna ja siis pilli külge panna. Ja praegu ma taipasin ka seda, et kui ma keerme vahetan ära, hammasratas on teine, siis peab ka pinguti pööraja olema samast komplektist. Aga see siia ei lähe. No loodame, et toimib ikkagi see teine, algne. Muidu ma peaksin väänama seda hoidjat natuke kokku ja siis saaks toimima, aga vaatame, kas toimib nii ka juba. Nonii, pöörab küll. Nüüd on näha tavalised, eelmised ja nüüd on see vahetatud. Uus variant. Ehk siis kui sa pead ostma uue, siis tavaliselt on see, et sa saad terve selle uue komplekti mõlemale poole. Ja kui sa juba uue komplekti ostad, siis vaheta kõik ära. Antud juhul mul lihtsalt vedas, et oli üks pill, mis läks maha kandmisele, mis oli täitsa puruks. Ja sealt küljest sai siis need detailid võtta, mida mina praegu kasutan siis oma ühe pilli parandamiseks. Ja mis nüüd üle jääb, on vahetada keeled ka ära. Sest kui ma juba 3 keelt maha keerasin, ega ma ei viitsi neid tagasi panna ja siis uuesti ära vahetada. Et loogiline on nüüd kõik muuga ära vahetada ja siis vaadata, kuidas ta pöörab. Jah, uued keeled veel natuke lähevad häälest ära, aga nii-öelda missioon sai täidetud. Pill on jälle töökorras. Ja ma arvan, et see on lihtsalt hea näide sellest, et kui mingi üks detail on pilli juures katki, see ei tähenda, et pill on katki ja tuleb osta uus pill, vaid tavaliselt, kui tõesti ei ole mingi suur lõhe puruks tõesti, et seda ei ole nagu loogiline parandada, vaid on mingi väike detail, siis natukene mõtlemist, leiad kuskilt selle detaili, kas või tellides mõni euro ja sa lahendad oma häda ära ja ongi pill terve. Nii et head harjutamist ja vajadusel pilli remontimist.